Dokumentide allkirjastamisel luuakse vahel allkirjaümbrik, nagu on näha pildil oleva docfaili puhul. Siis see salvestatakse, pannakse uude ümbrikusse ja alles sinna lisatakse allkirjad. Sama vea teine variatsioon on, kui esimene isik allkirjastab dokumendi, saadab teisele ja see lisab oma allkirja tervele ümbrikule, mitte ei pane allkirja ümbriku sisse eelmise allkirja kõrvale. See on halb praktika, kuna kasutaja peab failideni jõudmiseks tegema lisaklikke ja tal on raskem dokumenti tõlgendada, kuna kõik allkirjad pole korraga näha. Lisaks on selline fail hapram. Rohkem keerukust tähendab rohkem riske faili riknemiseks säilitamise käigus. Levinud on ka teguviis, kus mitme faili allkirjastamisel pakitakse nad esmalt kokku zip-failiks ja alles seejärel allkirjastatakse. Sellel on mõte ainult siis, kui on vaja säilitada kataloogi struktuur, mida allkirjaümbrik ise ei võimalda. Ruumisäästuks zippida ei tasu, kuna BDoc ja ASIC-E on tegelikult ka ise zip-failid ja topeltpakkimine hoopis suurendab faili.